on seetõttu, et on sellised üksikud hullud nagu Putin, kes otsustavad, et nad lähevad teisele riigile kallale ja seetõttu me näiteks töötame sellega, et oleks rahvusvaheline tribunal, et selle agressioonikuriteo eest saaks ka vastutusele võtta. No aga meil oma riigis ei karistata ju inimesele. Et kui Lehtmäel ikkagi vabaduses veel ja ei ole karistust saanud, isegi teda tagaotsitakse kulutatud, siis millest me räägime? Nagu võime varastada riiki ja meil on riik nagu korrumpeerunud seetõttu, et osad saavad karistada, osad ei saa karistada. Ootame sealt peale, siis tekib usaldus äkki. Sellest kaotab see riik usaldus ära. Muidugi. No meil on... Usaldada riiki, sest riiki karistada kurjategijaid. No siiski muidugi karistatakse kurjategijaid, kui vaadata... Asjad võtavad kaua aega. Sellega ma olen nõus. Mis te Laanetiga tegite? Eesti 200 häältega, kus on vaadake, meil on õigusriik, see tähendab seda, et meil on võimude lahusus, mis tähendab seda, et on kohtuvõim, on täidesaatva võim ja on parlamendi ehk siis seadusandlik võim. Et täidesaatev võim ei kirjuta kohtusüsteemile ette, kuidas need asju menetlevad. See lihtsalt õigusriigis niimoodi ei käi. Jah, aga see ei käi enam niiviisi, kui niiviisi asjad tulevad just niimusel õigel ajal, kui kohus teeb selliseid otsuseid, mis on nagu ühe partei poolt soovitud otsused põhimõtteliselt. Valimised, siis need ei paista nagu ausalt, ainult Venemaal on e-valimised ja Venezuelas, see ei paista aus. No Venemaal ei ole e-valimised, olgem ausad, et e-valimised on ainult Eestis. Neil on võimalik täiesti siis auditeerimiseks ise aplikeerida. Ei ole võimalik auditeerida. 40% inimesi peale valimistulemustega rahvale ära, need on manipuleeritud. Miks te, kui te olete nii kindel oma võidus, miks te need ära lõpetate need e-valimisi? See on probleem. 40% inimesi ei usu valimistulemustega. Aga üle 50% valimas käinud inimestest usaldab e-valimisi. Sellel korral e-valimistel osales rohkem inimesi, kui siis kuidagi... Te vaatate, kuidas Mina ka valisin e-valimistel, aga ma ei usalda seda ikkagi. valisite e-valimistel? See on laiskused, ma viitsin Tartusse sõita. Miks Euroopa riigid ei usalda? Kuulge, ma tahaks ka küsida midagi. Ma ei taha küsida. Härra tahab avaldada. Ma vaatan, siin on Siiri Migri läheb, aga mul on üks, mida ma öö läbi mõtlen, mida ma küsin. Tegelikult ma olen puiduagar Võrust ja ma olen 30 aastat filmioperaator. Ma olen 3 presidenti filminud ja 1 peaministri ja ta oli Mart Laar kõrval. Nii, ja täna mul on au teie käest mitte küsida, aga arvamust avaldada selles mõttes, et vaadake, et Iisrael praegu kaitses rakettide eest ja tal läks miljard, ka väike riik, läks miljard, ühe päevaga läks miljard. Nii, aga kui Eesti hakkab kaitsma, sinna tulid muidugi Ameerika ja kõik appi, 3 tasandil olid need kaitsekilbid ja suured. Aga kui Eestile tuleb nüüd üks selline sadu, ütleme, et siit samast Pihkvast või Petserist ka isegi, et siis kuidas meie saame seda kaitsta? Miljard läks ära ühe päeva. See ongi kallis ja selles mõttes see ongi abu, et tegelikult demokraatlikud riigid teineteisele sõjalisel teel kallale ei lähe, aga Venemaa ei ole demokraatlik riik, et see on probleem, et seal saab niimoodi sõdu alustada. Ja kaitse ongi kallis. Me oleme tellinud õhutõrje, mida ei ole aastaid tehtud. Meie esimest korda panime sinna raha, et me suudaksime kaitsta. Meil on siis ka liitlased tulemas appi oma õhutõrjevahenditega ja praegu on siis ka nende õhutõrjevahendid siin. Aga siiski me peame tegema seda tööd, et see sõda kunagi siia ei tuleks, et need pommid meie suunal ei lenda. Kas need tulevad meile liitlased, nagu Iisraeli praegu tuli paar päeva tagasi? Ameerika, kõik tulid appi. Kas meile tulevad niimoodi appi? No meile on nad andnud lubaduse, et nad tulevad appi, sellepärast, et me oleme NATO-s ja NATO-s on artikkel 5, mis ütleb, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Seal ei ole ühtegi sõna, et keegi peab appi kellelegi minema. Kuidas? Seal ei ole ühtegi sõna selle kohta, et keegi peaks kellelegi appi minema. See artikkel 5 on. No vahepeal on see niimoodi seal
rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu, aga seda on kinnitanud Ameerika president, on kinnitanud Prantsusmaa president, on kinnitanud Suurbritannia president, on kinnitanud Saksamaa kantsler, et nad tulevad meile appi ja Tapal on olnud liitlasväed aastaid ja jah, seal on olnud juhtumeid, kus Suurbritannia sõdurid on läinud, eks ole, ülemeelikuks pubides ja sellest on tulnud pahandus. Mina olen ka rääkinud näiteks Suurbritannia peaministriga, kui oli Johnson, rääkinud sellest, et ta kutsub korrale ja jälle kõik nagu laabub, aga selliseid suuri juhtumeid ei ole olnud. Et see on valeinfo, mida levitatakse selle vabandus, ennem kui te sõna saate veel, ma tahaksin lihtsalt kõigile inimestele öelda. Üks asi, mis käib ka konventsionaalne sõda käib Ukrainas, aga samal ajal käib hübriidsõda ja hübriidsõda, see on energiasõda, see on infosõda ja see on ka küberrünnakud. Meil on siis küberrünnakud suuremad, kui nad on kunagi olnud varem. Nüüd, mis puudutab infosõda, siis see on just, milles venelased on äärmiselt head. Leidmaks üles murekohad, mis on ühiskondades, lõhestumiskohad, mis on ühiskondades, et sinna nii-öelda lõkkesse seda hapnikku peale puhuda, et need lõkked ja lõhed ühiskonnas oleksid suuremad ja kasutades ka valeinfot ja sellised asjad, et esiteks, et Ukrainat ei tohi toetada, et liitlased on halvad, keegi meile kindlasti appi ei tule, me peame siis andma kõik Venemaale, mida Venemaa küsib, et kaitsesse ei ole mõtet investeerida, sellepärast et me niikuinii ei suuda ennast kaitsta. See tegelikult on kõik suuremast pildist osake, mida me peame aru saama, et mida Venemaa soovib ka meie ühiskondades teha ja seetõttu selliseid valeväiteid ei tohi lihtsalt levitada või ma väga palun, et kui levitatakse, et ei usu neid, sest et tõesti, kui on kaebused, kui on kedagi vägistatud, siis tuleb ka anda politseisse, politsei ei ole mingit keeldu. Kuidas? Jaa, aga siin samas ruumis on politsei ja politsei võib kinnitada, kas neile on antud selline korraldus, et ei tohi menetleda. Ausalt öeldes see ei ole võimalik, õigusriigis ei ole see võimalik, et mätsitakse kinni. Aga mida tähendab see, et neile ei kehti meie jurisdiktsioon? Mida see siis tähendab, kui neile ei kehti meie jurisdiktsioon? Kui nad panevad toime siin kuritegusid, kehtib täpselt samamoodi nende kuritegude suhtes kui kuskil mujal. Ja infosõja üks võtteid on ka see, et musta räägitakse valgeks. Ma räägin Okinawa näite. Mul oli hommikul üks naine külas, ta on elanud Jaapanis. Ta rääkis, kuidas tema läheduses oli üks vägistamisjuhtum, 12-aastane tüdruk, grupi viisiliselt vägistati ära, ajalehed kõik pasundasid. Äkitselt oli vaikus, internetist ei leia ka selle kohta enam mitte midagi, sest ei tule sellele sõjaärile kasuks, kui selle äri eesmärk on tõsta tuhandeid liitväelasi ühest kohast teise ja siis tuleb välja toimetada väga palju pahandust ja tegelikult inimestel on vastupidi mitte väga turvaline, vaid päris ohtlik olla, siis see ei tööta siis nii hästi see äri. Seal on nagu see point. Ja kui täna meil on 100 liitlasväelased ja tulemusseerem ütles välja kogemata telekas või sihilikult, et 5000 on plaanitud siia, meil on linna elanike arv 10 000 pluss. Mis me siis saab? Aga ma küsin võib-olla vastu niimoodi, et teil on kindlasti vanavanemad, kes on teile nagu rääkinud, nagu kuidas oli okupatsiooni ajal olla ja kuidas, et kas see on siis nagu nad toovad tänasega paralleele lihtsalt võtta. Teie arvates on siis see, et me peaksime ütlema Venemaale, et tule nagu tuled, et meie vastu ei hakka ja ühesõnaga käisid üle, et ma mäletan, et see toob kaasa päris kõva vägistamislaine, see toob kaasa küüditamise laine kindlasti, see toob kaasa kindlasti selle, et meie keelt ja kultuuri üritatakse ära kustutada või ära unustada. Kuidas ei kuule? Nii palju metsi maha võetakse praegu nende ameeriklaste pärast, võetakse lihtsalt 10 000 hektarit metsa maha. Mina ei saa sellest aru, kuidas see võimalik on. Kui need liitlased tulevad meie sõdima, siis nad peaksid õppima meie metsades sõdima. Mitte see, et meie võtame need metsad maha nende jaoks. Teeme ühe suure augu, et nad saaksid seal sõdida. Aga mis siis saab, kui tuleb
mets vastu uuesti. ja, ei vastupidi, harjutatakse ikkagi väga paljuski ka metsas just selles samal territooriumil, mis siin on. Ma käisin eelmine nädalavahetus, käisin seda vaatamas, 5 arveni Vene linnurahu, jumala eest, et üldse oleks võimalik palju maha. Kusjuures sellega on jälle, eks siin Kagu-Eestis on puidutööstus ka üsna suur tööandja ja ühelt poolt nemad jälle ütlevad, et näed, et üldse ei tohi maha võtta puid. Ma elan ise gaasi läheb niimoodi, ega nad ei suuda talvel tee peal ka püsida, need liitlased. Ma küsin viimase küsimuse hoopis ühes sellises seisukohas, mis tegelikult peaks olema päris huvitav. Tänane uudis on see, et Poola tahtis tuumarelva oma territooriumile. Eks ole, ma küsin nüüd tegelikult vastu, et see Vene ajal olid siin tegelikult tuumarelvad sees. Olid, mis nad olid, aga vaikinud metsas. Seal samas Nursipalus väga vaikselt seitsid ja tegelikult nagu siis NATO kartis nagu siis seda, eks ole. Kas meie nüüd selle kurjusele vastu ei peaks siis siia sisse saama taas tuumarelva ja siis ei peaks nagu enam nagu seda paukpadrunditega seda pauku tegema, et lihtsalt jõuga jõu vastu ja põhimõtteliselt ma saan aru, see on ohtlikum, aga meie võrukatel on ju põhimõtteliselt ükskõik, kuidas me pihta saame. Kas saame selle kahuriga enne või pärast pihta, et tegelikult meile tähendaks see ju päris kõvad rahu. No see on natuke see arutelu, et osad ütlevad, et meil võiks üldse olla relvi, mis ulatuvad Venemaale, aga kui neil on ainult siis võimalus tähendab ainult võita, siis see sõjakäik justkui tasub ära, aga ei, meil ei ole, me kindlasti ei tegele sellega, et tuumarelva siia saada, me ei ole tuumariik ja meie sellega ei tegele. Nii, mul näidatakse, et aeg on otsas, aga äkki see proua, kes ei ole saanud küsida. Euroopa riigid, kus teie teada praegu rahuajal toimub üle tsiviilelanike peade laskmine terava päris laskemoonaga harjutusväljakute silmati aladele, nagu see toimub meil Eestis ja mille kohta sõjaväelased on öelnud, et me võime mõned inimesed spaasse saata selleks ajaks ja on ka toimunud Nursipalus ja hakkab ka edaspidi toimuma. Aitäh! Aga see vahemaa on 35–40 kilomeetrit. Selle kohta kaitseväelased ütlevad, et lennukid lendavad kogu aeg üle meie peade, aga nad ei kuku, eks ole, alla ei kuku need asjad ka alla. Et selles mõttes iga päev. Ei, küsimus on laskemoonast kokku lendavad üle tsiviilelanike peade. Seda nad teevad. Nad on teinud seda ka näiteks üle Tallinn-Narva maale. Inimesed pahaaimamatult sõidavad seal all ja üle su peal lendab mürs. Aga meil Võrumaal on intsident, kus Inga Raitarise kodu sai tagamuse. Seal valatasid liitlased. Et me oleme väga häiritud sellest. Käis kohtus ka ära. Mul on üks viimane küsimus. Kas te oskate vastata? Ma kuulsin, et viimane uudis oli, et te saadate Pehkuri, saadate Euroopasse. Äkki saaks tunni juurde, oleks palju maksab. Ja teie ise ei lähe. Kas teid tahaks võtta seda sõjaministri kohta? Mitte sõjaministri, kaitseministri. Ei, variant on, teile sobib see tegelikult sõjavärk ikka hästi. Ei ole loogiline, et Venemaa peab sõda Ukrainaga ja üle Vene piiri, Ukrainas üle Vene piiri tuleb Venemaale inimesed, siis tulevad üle Vene piiri Eestimaale inimesed. Ligi 100 000, kus see loogika on, kuna ei ole 100 000. Need ei ole, ma räägin edasi, need ei ole ukrainlased, need on venelased. Üks Võrumaal elab venelased, need tuli jalgust ära, et siis saaks ukrainlased tappa. Vot see on see eesmärk saab. Suhka asju. Palju siin FSB on kirjutanud nende venelastest, kes tulevad ukrainlased. Ja siis, kui kummeldamine käib, siis toores mehed kummeldavad korterites. Kõik kuskil tööl ei käi, midagi teeb. Selles suhtes, kõigepealt, neid ei ole nii palju küll siia jäänud, aga meil on tõesti need reeglid, et Euroopas ukrainlased saavad selle ajutise kaitse, kui nad tulevad. 52% ukrainlastest on läinud tööle siin, ehk siis nad maksavad makse.
ka Eesti riigi jaoks. nüüd need, kes tulevad üle idapiiri, siis nendega tehakse väga põhjalikud siis taustakontrollid, et kas nad on need, kes nad väidavad, et kust nad tulevad, väga põhjalikud. kui ta Moskvast tuleb ja Moskvas on töötanud pool oma elust ja tuleb siia ja tal on Ukraina pass ja tal on tegelikult jaa, aga tehaksegi, kui ta tuleb läbi üle idapiiri, siis tehakse, seal on 3-kordne kontroll, ma ei saa rääkida kõike, kuidas neid kontrollitakse, aga päriselt kontrollitakse ja saadetakse ka tagasi ja öeldakse ja sellega on meil tulnud suuri nii-öelda pahandusi selle... kontrollida, ega seda koolis ei õpi. Ei, aga uskuge mind, viimases Eesti Ekspressis oli väga pikk lugu siis Aleksander Tootsist, kes vastuluure juht pikalt oli ja uskuge mind, need on väga profid inimesed. No Aleksander Toots võib olla profi, jah, ma usun küll. Aga ma arvan, et selles kampus on küll profid kindlasti. Koolitavad inimesi välja, et tegelikult ja et noh, et kui inimene ei ole see, kes ta väidab või ei tule tegelikult sealt, kui on kahtlused neid, siis tal ei ole õigust siseneda. Et seda tööd nad teevad. Proua minister, Võru inimesed on väga juttu. Koolides, lasteaedades ja kas või naistele tänavatel, varjumispaigad, mehed saavad hakkama, ma eeldan niimoodi. Aga vähemalt naistele, kui ei ole jaa, me töötame sellega ja me... Te peate lihtsalt kohalikust kaitsma. Me oleme kaitsma. Lasteaiad, koolid. Kas see meedia soovitakse uskuda või mitte? Aga see maksab kirjutada kõrval. Te ei saa öelda, see väga palju valetatakse. Igor räägib, ei saa aru, ei küll. Olete saanud minu peale ennast välja elada, ma loodan, et kõigil on parem olla tänu sellele, proua küsimusele ka. Jaa, selles küsimus oli, et millistes Euroopa riikides lastakse terasmoonaga üle tsiviilelanikke. Teeme pilti ka. Aga te saaksite siis seda üks suuremaid oponente tegelikult. Aga teeme pilti koos. See siin on teie töö tagajärg. Oota, võta mul ära. Tee mul ära. See jääb mulle. Mul poiss minna. Ei aitäh. Keegi tule. Mina ei oska. Kuidas oskab pilti teha? Mul poeg kindlasti, paragrahv. Räägitakse veretulega üldiselt, siis ma lugesin, et kollad on üle 2000 tuuli. Ma ei ole EKRE poolt. Mina olen Kristjan Numme Võru Sarsi kunstnik, joonistasin teile Sarsilt kingituseks, aga ma tahtsin teile tutvustada oma raamatut, mis mul väljas oli, see maksab 10 eurot, seal on teie isa seda pilti, kas tohib teile näidata? No ikka, aga meil on kiire tegelikult. Läheb jälle madalaks. See on teine küsimus. Teine küsimus, miks pankadel võite rohkem maksta? Jaa. Oi, ma vaatan. Teie teete neid plakateid ka, jah? Tollele tuleb aitäh. Ainult tänu tolle postituse sai see vastus.